osa, et eesti keele oskus on oluline. Te olete seda nimetanud lausa inimõiguseks. Et mis etapis see inimõigus siis rakenduma peaks, kas lasteaiast või koolist? Tähtis on see, et inimene ise ei tunneks, et tema väärikus kannatab selle tõttu, et ta ei oska kohaliku riigi keelt, ei saa hakkama, ei tule toime, tal on probleemid, vaat seda kõike ei tohi olla. Ja see ongi selline rahvusvaheline inimõigusstandard ja Eesti ei saa siin mitte midagi muuta, ei saa oma standardeid kehtestada. Nii et selleni me peame välja jõudma ja sellega üldiselt täna olid kõik nõus, et see peab olema meie tulevik. Erinevused olid ehk enne kõike selles, et kuidas me sinna jõuame, kui kiiresti me liigutame, näiteks oli nii mõnegi jutust kuulda, et ei maksa kiirustada. Vaat seda juttu me oleme viimased 30 aastat juba kuulnud, et ei maksa kiirustada ja me ei ole kiirustanud. Me oleme nüüd tootnud kõvasti praaki oma haridussüsteemis. Neid inimesi muide, kes on siis nii-öelda meil see hariduslik praak, neid on ligi 100 000. See on väga suur arv. Ja seda me ei tohi lubada, et see süsteem jätkuks. Teine asi, kus me leidsime ka päris hea ühisosa, oligi lasteaed. Et siin tegelikult palju ei ole tarvis, me saame seda üleminekut küllaltki hästi teha, vähemalt siin mitte Ida-Virumaa linnades, väljaspool Ida-Virumaa linnu. Et meil on siin kakskeelseid lasteaedu ja meil on osalise keelekümblusega lasteaedu, et nende üleminek ei ole eriti keeruline. Aga kõige keerulisem osa, milles oli ka palju vaidlust täna, see puudutas kooli. Kuidas minna üle, milliseid malle kasutada selleks. Ja siin ehk on veel liialt palju, ütleksime, sellist erinevat arusaamist ja ka mõningaid meetodeid ja mõningaid malle, mis nagu ei sobi tsiviliseeritud ühiskonda. Ikka on väga naiivne arvata, nagu Tallinnas on praegu üks pilootprogramm, kus tõesti arvatakse, et C1 tuleb iseenesest, mida vähem keelt õpetada, seda parimad tulemused. See programm on niikuinii määratud läbi kukkumisele. Kuidas on võimalik, et selliseid programme üldse vastu võetakse, ilma et oleks selline teaduslik põhjendus olemas, aga näe, juhtub. Kas eestikeelne haridussüsteem või eestikeelne kool on tänasel päeval selle taga kinni, et pole poliitilist tahtmist või ei ole inimestel selle järele soovi? Selle eestikeelse haridussüsteemi saavutamine kui selline kindlasti on see seotud sellega, et ega keegi ei taha nii-öelda pingeid tekitada, alati on parem loksuda nii-öelda vooluga kaasa ja see nõuab ikkagi teatud administratiivset pingutust, see nõuab ka meilt Riigikogu liikmetelt pingutusi näiteks õppekava osas, et sealt nii mõnigi asi ümber teha, mis on täiesti ajast ja arust või lausa Eesti huvide vastane. Nii et meil ikka seda tööd leidub, iseenesest ei juhtu meil midagi.